Nii, siin väga põgusalt toon välja selle, et kes ma üldse olen, kust ma tulen. Kui ma olin 18, ma andsin välja oma esimese luulekogumiku. Siin all on näha ühte fotot sellest. Tänu Kadri Voorandile jõudsid sellest luulekogumikust pärit sõnad ka laulupeole. Nii et ma olen laulupeo autor endale ootamatult. Ja ma valisin siia ühe pildi veel. See on Viljandi pärimusmuusikafestivalist, mille turunduse abiline ma olin, haldasin nende Facebooki ja kõike ja tegelikult mu elu on suurel määral nii-öelda pöörlenud ka ümber ürituskorralduse ja turunduse. Need on mõlemad minu salakired. Nimelt, kui ma olin 7. klassi õpilane, siis me juba korraldasime väikese õpilaste tiimiga suuremat sorti ürituse. 4 päeva, 200 inimest, kõik majutused, transport, kõik oli meie enda nii-öelda korraldada. Aga hüppame ajas tagasi sellesse aastasse, kus ma teadlikult tegin oma esimese disaini. Ma ei mäleta, et ma varem oleks üldse mingeid kujundusprogramme midagi kasutanud. Ja sellega läks nii hästi, et ma võitsin Felixi ketšupi sildi tegemise konkursi ja minu kujundusega pildid või ketšupid siis jõudsid poelettidele. See on nüüd pisut kehva kvaliteediga pilt. Ma leidsin ühe artikli juurest selle, et leia oma sisemine tomat. See oli see minu alguspunkt. Ja tegelikult selle eest ma sain juba ühtemoodi tasu ka. Nimelt 16 liitrit ketšupit oli selle eest mul auhinnaks. Ja lähme tänasesse päeva, kus ma olen nüüd selle aja jooksul jõudnud, on see, et mul ilmus raamat Koristamine on lõbus, mille ma olen kõik 100% kanvas kujundanud. Isegi kõik need elemendid, mis seal raamatus on olemas, need on kõik võetud kanvast seest. Ma nüüd panen enda video korra eest ära. Mõtlen, nii. Siis te näete siit, kuidas see kõige paremini läheb. Kõik need ma olen ükshaaval pannud kokku, et nad muutuksid siis illustratsioonideks ja läheksid looga kokku. Soovitan pöörata tähelepanu sellele jõehobu suule kõige rohkem. Et ma näitan ühe korra veel, vaadake, kuidas see raamat talle suhu läheb. Kanvas saab niimoodi jupi haaval kõike seda väga hästi teha. Ma näitan ühte illustratsiooni veel. Selles raamatus on siis elevant, kes aitab riideid triikida. On minu meelest nii äge näha, kuidas üksikutest elementidest, mis kõik on kanvas saadaval, on võimalik teha minu meelest täiesti ilusad laste illustratsioonid, mis lähevad looga väga-väga hästi kokku. Nii, aga jätkame. Lähme aastasse 2020. See on see aasta, kus minu ettevõtlusteekond üldse algas. Mul oli sündinud esimene laps, kes nüüdseks on 3-aastane, nii et see ei ole üldse ammu. Pilti leidsin hetkel kiiruga sellise, mis ei ole kanvast tehtud, vaid ongi lihtsalt lapse, see teokoda on näiteks tema riietest, beebipodidest tehtud ja natukene loomingut päris ellu ka toodud. Mulle meeldib väga oma loovust lasta lennata. Aga minu meelest Eestis on nii hea süsteem, et kui sa jääd lapsega koju, siis sul on 1,5 aastat, kus sulle makstakse selle eest, et sa oled lapsega kodus. Ja see on minu meelest ideaalne aeg ettevõtlusega alustamiseks. Ja nii tegin ka mina, võtsin ennast töölt ära, võtsin töötuna arvele ja siis Töötukassa kaudu taotlesin ettevõtlusega alustamise toetust. See on kuni 6,000 eurot saab selle kaudu küsida ja saab kasutada seda oma seadmete ja kõige sellise rendiks või ostmiseks siis. Ja minu jaoks see oli täielik murdepunkt. Ma võtsin kohe mingid ettevõtluskoolitused, läbisin neid ja kirjutasin oma elu esimese äriplaani või kas just päris esimese äriplaani, aga see oli esimene, mida ma päriselt kasutada ka plaanisin. Ja see oli nimeliste lasteraamatute kohta, sest minu jaoks paneb silma väga-väga särama see, kui teha midagi teistmoodi ja kui ma näen, et lasteraamatus on näiteks lapse nimi sees, siis see on selline asi, mis muudab laste lugemisharjumusi. Nende silmad lähevad ka seda raamatut nähes põlema.
ja see on minu meelest nagu nii äge asi. Ma tundsin, et jah, Eestil on seda vaja, sest sellises mahus nagu või noh, selliseid raamatuid Eestis sel hetkel ei pakutud. Ja ma kirjutasin äriplaani valmis. Ja alles siis ma jõudsin sinna, et ma hakkasin küsima hinnapakkumisi nii-öelda trükipartneritelt. Ja ma sain aru, et see ei ole realistlik, sest ainuüksi ühe raamatu trükikulud ükshaaval on niimoodi üle 20 euro. Ja kui sinna lisada veel ka kõik autoritasud, kujundajad ja nii edasi, siis tegelikult see oma hind läheb juba nii kõrgeks, et ma ei tea, kas inimesed on nõus nii suurt väljaminekut ühe raamatu eest tegema. Ja siis ma tundsin, et ärilises mõttes see ei ole väga jätkusuutlik ja kirjutasin uue äriplaani ehk siis keerasin uue lehekülje. Ma hakkasin liikuma siis nimeliste meenete juurde ehk siis minu esialgseks tooteks pidi saama nimelised helkurloomad. Ma kirjutasin äriplaani peaaegu valmis ja siis mu konsultant ütles, et kuule, aga esita ära. Ma natuke sõdisin vastu, sest ma tundsin, et mul oli seal lünkasid näiteks, et ma ei tea, eesmärk, 5 aasta eesmärk, et aastaks 2025 on, ma ei tea, X klienti. Mul ei olnud sinna mingeid numbreid lisatud veel. Lünkasid oli palju, aga ma kuulasin konsultanti, esitasin ära ja ma teadsin, et see lükatakse tagasi. Ja selles võtmes ma siis kogu aeg taustal kirjutasin seda sama äriplaani edasi, sest ma teadsin, et ma saan eitava vastuse. Ja minu üllatuseks 1,5 kuud hiljem mulle kirjutati, et näe, 6000 eurot on siin, hakka tegutsema. Ehk siis see sama lünkadega äriplaan läks mingi ime läbi. Ja nii mu asi alguse saigi. Ma alustasin nimeliste helkurloomadega, mis sai väga kiirelt hitiks. Siis minu üks erilisi lemmikuid oli ka ruumilised pop-up kaardid. Ehk siis seesama kaart käib niimoodi, läheb nii-öelda lamedaks kokku. Sai ümbrikusse pista. Siis teine hitt-toode, see oli täielik, oli Canva abil kujundatud, kõik need taustad, rahakassad, kus saab lapse nime peale panna. Need nimed helendavad pimedas, aga taustapildi osas oli kliendid täiesti vabad käed ja ma kasutasin nende taustade tegemiseks nii siis Canva AI-d, kui siis ka lihtsalt Canvast võtsin elemente ja ostsin ka teistelt kunstnikelt elemente kokku, mida siis sinna taustale panna. Siis Canva abil ma olen teinud näiteks ka muid tooteid, näiteks nimelisi värviraamatuid, mis on ka hetkel mul e-poes üleval. Ja viimase raamatuga läks kokku ka järjehoidja, kus on ka samamoodi kõik need elemendid, kui vaadata orangutani. See orangutan on Canvast ja see on samamoodi jupi haaval, täpselt nagu see jõehobulõug seal eelmistel slaididel kokku pandud, et anda selline ruumiline pilt, efekt. Aga siis tuli plaani muutus. Nimelt selleks hetkeks oli mul juba teine laps ka sündinud ja lastetoast oli või õigemini minu kodukontorist oli saanud lastetuba ja ma ei mahtunud oma helkurikastidega ära, sest neid helkureid ja kassasid telliti ikka nagu tuhandetes minu käest. Ja siis mul oli vaja võtta vastu otsus, mida ma edasi teen. Ma osalesin Sigrid Säga kõikidel koolitustel ja mõtlesingi, et üks asi, mida ma olen alati tahtnud teha, on koolitaja ja mentorlus. Ja kuna niikuinii ma olin hästi lühikese ajaga saanud tegelikult oma selles nii-öelda käsitöö või käsitsi tehtud toodetega päris heale tasemele, et kui alguses mulle öeldi, et kuule Lotta, sellega ei ole võimalik nagu üldse ära elada, siis tegelikult päris kiirelt ma sain sinna punkti, kus ma saingi endale maksta, ma ei tea, miinimumpalka või sellist, mida inimesed alguses ütlesid, et kuule, ära üldse isegi looda. Ja seda 2 väikese lapse kõrvalt tehes. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kuna minu poole nii palju pöörduti, et kuule, näita, kuidas teha seda või küsiti lihtsalt nõu ja õpetusi, siis ma lõin loommeisterkonto. Ma näitan siit poolt ka, kõik need pildid olid tehtud ka Canva abil, kõik postitused. Ja mulle tundus, et see ongi see asi, mis minu silma särama paneb, sest ma väga naudin seda, kui ma saan kellelegi teisele väärtust luua ja nende asja paremaks teha. Ehk siis ma nägin,
et teised väiketegutsejad, kes samamoodi oma põlve otsas neid tooteid nokitsevad, ma sain nendele luua väärtust, teha nende asja paremaks ja seeläbi nende klientide elu paremaks. Aga ühel hetkel ma nägin, et minu poole pöördusid väga palju inimesed, kellega ma ei tundnud võib-olla sidet, et kuna käsitöö on nii lai valdkond, siis tuli ka selliseid nii-öelda pensionieale lähenevaid inimesi, kes teevadki rohkem heegeldusi, koovad, mis on ka väga ägedad asjad, aga ma lihtsalt nägin seal seda võib-olla põlvkondade vahelist erinevust, et kui minu jaoks on näiteks Instagram ja kõik see tuleb hästi kergelt ja Canva ja nii edasi, siis ma nägin, et selle asemel, et ma saaksin rääkida neile seda sisulist poolt, mul poolegi pöörduti väga palju ka küsimustega, et kuidas üldse Instagrami mingit pilti lisada või sellised põlvkondade erinevus. Ja siis ma tundsin, et kuidagi see motivatsioon hakkas raugema. Aga mul tuli taipamine. Ma sain aru, et mind panevad särama kõige rohkem just emad, sest kui minu poole pöördus mõni inimene, kellel oligi, ma ei tea, oma kas firma või lihtsalt enda jaoks, ta tegi midagi, see ei pidanud olema isegi nii-öelda sissetuleku loomise mõttes, vaid lihtsalt, et naine, kellel oli eesmärk ja ta tegi seda väikeste laste kõrvalt, siis see oli minu jaoks nagu vau, kui äge, ma tahtsin neid toetada. Ja seetõttu sündiski eesmärgiga emad kogukond. Selles kogukonnas me ka keskendume sellele, et aidata emadel võtta iga päev iseendale 10 minutit ja et nad lihtsalt teeksid oma unistused teoks. Eesmärk kogukonnal on 2 põhilist nii-öelda eesmärki. Üks on see, et hoida kokku. Tänapäeval on väga paljudes Facebook gruppides see, et hakatakse tegema üksteise asju kas maha või lihtsalt põhimõtteliselt nähvatakse päris inetult, et kuidas sa hakkama ei saa või mis ja nii edasi. Aga minu üks suur unistus oligi luua kogukond, kus hoitakse kokku, toetatakse üksteist. Ja see teine eesmärk ongi üksteisele kaasa elada, sest kui me hoiame kokku, siis see aitab väga-väga-väga palju. Nii, ma näitan nüüd korraks ennast ka siia vahele. Nimelt sellega, kui minult küsida, et kust näiteks osta jõulukingid, siis kui mul on valik, kas ma saan sama toote kuskilt, ma ei tea, suurest kaubandusketist või ma saan selle osta mõned eesmärgiga emalt, siis ma igal juhul eelistan seda, et ma saan toetada väiketegijat. Ja kui sina tahad aidata väikeste lastega emasid või üldse lihtsalt väiketegijaid, isegi vahet ei ole, kas neil on lapsi või nad on mehed või naised, siis lihtsalt kellegi teiste unistustele kaasa aitamine ongi läbi nende kaudu, nende teenuste või toodete ostmine. Aga kui ei ole seda rahalist ressurssi, mida kasutada, siis alati saab panna nende postitustele pöidla, sest see juba annab Facebooki, Instagrami, kõikide sotsiaalmeediate algoritmidele märku, et kuule, ta teeb ägedat asja ja näitab seda postitust rohkematele. Teine asi on kommentaari jätmine. See on nii väike asi, aga see töötab nii hästi. Mõelge enda peale. Statistika kohaselt tõenäoliselt oled sina üks nendest, kes on näinud mõnda ägedat toodet. Näiteks kas või ongi nimeline lasteraamat või ma ei tea, Brede neil tuleb uus mingi mütsimuster välja ja sa mõtled endamisi, et äge. Võib-olla lähed õhtul, ütled abikaasale ka, et kuule, ma nägin nii ägedat asja. Aga seejuures enamasti inimesed ei anna sellele samale tegijale teada, et kuule, sa teed ägedat asja, vaid mõtlevad seda enda peas. Ja siis see tegija, kes selle toote valmistas, tema võib-olla mõtleb, et kas inimestele üldse läheb see korda ja võib-olla mõtlevad isegi loobumise mõtteid seetõttu, et inimesed lihtsalt nagu ei reageeri või ei ela kaasa nende tegemistele. Ja vahel on see üks toetav kommentaar see, mida on vaja inimesele, et ta jätkaks oma ägeda motivatsiooniga ja et ta jätkaks panustamist iseenda toodete arengusse. Ja viimane, veel parem asi, mida saab teha, on jagada seda, kui näha midagi ägedat, siis tuua välja, kas või oma story'des, kus iganes, Facebookis, lihtsalt soovitada sõbrale, et näe, võta ja toeta teda,
sest minu meelest on see, et iga kord, kui ma näen mõnda ägedat ema, kes teeb oma toodet, siis ma lihtsalt tahaks talle nii väga kaasa elada, ma tahaks, et ta õnnestub oma tegemistes. Ja seetõttu ongi kõige lihtsam asi virtuaalselt. Meil kõigil on sõrmed, meil kõigil on virtuaalselt mõni sotsiaalmeediakonto ja see on kõige väiksem panus, mis me saame teha, kuid see tähendab tegelikult väga-väga palju. Tuleme tagasi selle koristamine lõbus raamatu kohta. Mäletate, et ma ütlesin, et see äriplaan läks nii-öelda luhta, et see ei ole kasumlik. Ja ma kirjutasin tegelikult selle raamatu oma lastele. Kujundasingi Canvas ära 24 tunni jooksul, kusjuures ma tegin enamus need kujundused, sest mul oli süles hästi rahutu imik. Ta ei olnud sel päeval üldse koostööaldis, oli väga nutune, tahtis väga palju lähedust. Ja ma tundsin, kuidas mu käed ja selg ja kõik oli tema hoidmisest juba täiesti väsinud. Ja siis ma tundsin, et ma pean oma energia suunama millessegi, mis mulle meeldib. Ja selleks sel hetkel oli raamatu kujundamine. Ja siis ma olingi, tekkis täielik hüperfookus, keskendusin 24 tunni jooksul. Ma sain valmis selle faili, mis mu tütre Johanna käes siin praegu on näha. Ja ma saatsin selle siis nende fotoraamatute tegijate juurde, kes trükkis selle välja. Ma panin sellest pildid Instagrami ülesse ja mu jälgijad kirjutasid mulle kommentaaridesse, Lotta, nii äge, ma tahan oma lastele ka nimelist raamatut. Ma mõtlesin, et okei, kui mul fail on juba valmis, ma võin seda ju siis teha, et trükkisin teistele ka. Seega natuke aega hiljem sündis see. Peale seda ma otsustasin, et ma kirjutan seda raamatut kordades paremaks. Ühendasin sinna väga-väga palju aega, et üldse uurida mingeid YouTube'i videoid, vaadata, kuulata teiste õpetusi, kes ongi juba nii-öelda head lastekirjanikud, mida tekstide osas muuta, mida kujunduses silma panna või tähele panna. Ja ma tegin seda väga palju ümber. Ja siin ma olen täna. Pakun nimelisi lasteraamatuid. Trükihinnad ei ole muutunud, need on pigem isegi kallimaks läinud aja jooksul. Aga see on ideaalne tõestus sellest, et kui sa teed midagi, mis inimestele läheb korda, sa teed seda hästi, sa paned sinna oma kogu südame, siis seda ostetakse. Ja kui sa suudad kliendile näidata seda, et jah, see ongi premium kvaliteet, sest iga raamat köidetakse käsitsi, liimitakse käsitsi sinna kokku, siis see ongi see lisaväärtus, mida klient ostab. Ja see on igati seda säravaid silmi väärt. Ja no nii, mida see kõik on? See kõik tuleb siia kokku, et need on loodud Canvas. Ja Canva ei ole minu jaoks ainult see raamatute tegemise tööriist, vaid ma teen kõike Canvas. Alates oma äriplaanide ja nii-öelda kõigest sellest kuni mingite tootearendusteni välja. Ma toon kohe paar näidet ka, aga näiteks siin need vasakpoolsed pildid, need on ka samamoodi. Lapsed olen kõik Canva abil kokku pannud. Need karud siia lennukisse ja nii edasi. Toon mõned näited, kuidas mina siis Canvat kasutan. Ja nüüd ongi mõttekaardid. Siin on see mõttekaart tänase esinemise kohta Canva koolis. Siis siit edasi on whiteboard. See on väike salavaade sellesse, kuidas mina oma järgmist lasteraamatut kujundan või kirjutan õigemini. Et kõik need kastid siin on lehekülje nii-öelda lehed ja sticky notes on väga mugav whiteboardi abil edasi-tagasi liigutada. Siis sotsiaalmeedia postitused, sellega te olete ilmselt kõik kokku puutunud. Minu lemmikud on need ruumilised elemendid. Siis mock-upid, kuna minul ei olnud seda ajalist ressurssi või üldse head ilma ja head valgust, et teha mingid kvaliteetsed tootefotod, siis siin on minu nimelised raamatud ja see on minu esimene luulekogumik, mille ma andsin Varju nimelt välja. Ja Canva abil saab tõesti sekunditega teha need päris kvaliteetsed tootepildid. Siis ruumilistest elementidest me juba rääkisime, siit on näha, kuidas Chihuahua on
niimoodi C-tähest tuleb natuke ruumiliselt välja ja öökull samamoodi. Et kõik need on jupi haaval kokku pandud ja minu meelest annavad nii ägedat seda elu toodetesse sisse. Siis videod. Tean, et hetkel slaidide abil ta väga kvaliteetselt ei kuva seda, aga ma olen Canva abil teinud väga pikki kvaliteetseid videoid, mille kohta inimesed on küsinud, et vau, Lotta, kus sa seda teinud oled? Aga tuleb välja, et Canvas. Siis virtuaalsed tooted. Näiteks mul raamatu viimasel lehel on QR-kood, mis siis koristamise käigus välja tuleb raamatust. Ja need värvimislehed, mille klient saab endale sealt kaudu alla laadida, on loodud samamoodi Canva elementide abil. Ja ma tegelikult korraks panen ekraani jagamise kinni. Oota, pilti ka näha. Nii. Iga tootega ma tegelikult panen ka kaasa sellise lehe, kus on värvipind, et anda kliendile natuke lisaväärtust. Et iga kord, kui ta tellib, siis läheb raamatuga kaasa see, et lapsel on natukene tegevust. See üks värvimisleht võib tegelikult luua väga suure ajalise võidu lapsevanemale, et on jälle 10 minutit, kui ta saab iseenda tegevustele keskenduda. Nii, ka jätkame. Jagan ekraani. Nii. Siis tootepõhjad. Varasemalt, kui ma tegelesin nende nimeliste toodetega rohkem, hetkel mul on põhiliselt ongi raamatud tootevalikus, aga siis ma tegin ka näiteks toffifee karpe. Siit on näha, paljud inimesed näiteks ei teagi, et Canvas saab joonlauad ja juhised endale sisse lülitada, mis printides ära kaovad. Aga see on tohutult hea abiline, mida ma iga kord tooteid disainides kasutan. Et need on siis need voltimisjooned või lõikejooned. Siis masspostitused. See on ka üks asi, mida tegelikult väga paljud ei tea. Et kui Canvat kasutada, siis saab sinna lihtsalt sööta talle sisse ühe tabeli, kus ta automaatselt loob kõik need postituste põhjad, muudab ise need nimed ära. Ja eesmärgiga Emad kogukonnas me täname iga kuu aktiivsemaid grupiliikmeid, luues neile siis sellised põhjad, mida nad saavad oma sotsiaalmeedias jagada. Nii, siis dokumendid arved, need on ka sellised tüüpilisemad, millega te ilmselt olete kokku puutunud. Ja üks tohutult tänuväärt tööriist on erinevad Canva AI lahendused. Kas või ma ei tea, Magic Expand, mille abil fotodel tausta lisada, on minu igapäevane tööriist. Ja siin on üks kiirnäide, kuidas Canva abil ma palusin tal luua potentsiaalselt siis järgmiste lasteraamatute tegelased. Et olekski erinevates poosides ja nii edasi. Eks ilmselgelt arenguruumi siin on. See oli lihtsalt üks kiire 1 minuti näide, kuidas 1 minutiga saab tegelikult väga kiirelt endale sobivaid illustratsioone luua. Aga nüüd jõuame siia, et kas sa panid tähele, et selle esitluse alguses ma vahetasin riideid. Kõige alguses mul oli seljas kollane pintsak. Nüüd mul on seljas kampsun. Ma võib-olla öelgegi kommentaarides, mis te panite tähele, mitu korda ma riideid vahetasin. See on lihtsalt üks väike twist või väike kiiks, mida mulle meeldib kõigile lisada. Aga seal on tegelikult ka põhjus. Nimelt, kui sa vaatad mu sotsiaalmeediat, siis ka seal on väga palju ühiseid elemente. Ka tänasel riidevahetusel, kui sa märkasid, kõik need riidevahetused, mis ma tegin, olid kollased. Ehk siis, kui sina soovid oma disainidega silma paista, inimestele meelde jääda, siis proovi leida mingi selline element, mida sa kasutad korduvalt erinevatel postitustes ja et inimesed tunnevad sind selle kas või kollase värvi abil või see ei pea olema isegi värv. Aga peagi sa märkad, et kui inimesed näevad kuskil, ma ei tea, kollast värvi iPhone'i keegi nägi, nad ei mõelnud Steve Jobsile, nad mõtlesid minu peale. Ja ma saan pidevalt kirju, et näe, Lotta, ma nägin midagi kollast ja saadavad mulle pildi sellest, sest lihtsalt see on nende alateadvusesse juba süübinud, et näe, see on tema värv.
see ei pea olema värv, mida sa korduvalt oma kujundustes kasutad. Võivad olla ka sarnase stiiliga illustratsioonid, sest ettevõtjatena me pidevalt kasutame Canvat, me teeme selle abil ägedaid asju. Ja siis see ongi meie võimalus silma jääda ja eristuda. Või kui vaadata, ma võtan jälle oma selle pildi siit eest ära korra. Kui nüüd võtta see lahti, siis kumb pilt teie jaoks rohkem kõnetab? Kas teil jääb silm pidama sellel pildil, mis on tavaline või see, mis on muudetud ruumiliseks? Ma pakun, et ruumiliseks, sest see on teistmoodi, see on näha, et sinna on võetud aega või kasutatud mõnda head tööriista, Canva, ja see on tehtud lihtsalt teistsuguseks. Ja siinkohal ma tahangi teile öelda omalt poolt suur aitäh, et te kuulasite. Võite julgelt küsida küsimusi. Ma tean, et kindlasti Kristiinal ja Margitil on siin mingeid küsimusi. Ja kui teil selle esitluse ajal on ka neid, siis ma tulen ja kirjutan kommentaaridesse. Kuna me tegime eelsalvestuses, siis laivis on nendele raske seetõttu vastata. Ja leiate muga kindlasti Instagramist Liisa Lotta Mumm nime järgi, nii et tulge sinna külla.